Tegelikult selle esitluse natuke ringi lähtus, ma käisin EKA-s hiljuti andmas loengut ja mõtlesin, vaatasin neid noori ja mõtlesin, et neil oleks vaja rääkida tegelikult eneseväärtustamisest natukene. Aga nüüd alustuseks hästi põgusalt. No esialgne plaan oli rääkida, kuidas me üldse oleme selle firma loonud ja teinud ja jõudnud sinna ja tegelikult ma arvan, et see on suht igav ja kuiv, et tähtis on see, et teie jaoks, ma arvan, just noortele mõeldes tähtis on see tegelikult, kuidas siis ikkagi jõuda tööturule ja kuidas alustada kirglikult, mitte kibestunult, kirglikult raha teenimisega. Sealjuures olles kirglik oma asja suunal. Aga väike ikkagi sissevaade või tagasivaade siis sellele, kuidas mina ja siis ka nüüd ka Frost sinna jõudnud on. Esimesed sammud selles vallas tegin aastal 1999. Vennaga koos tegime siukse lühifilmi. See ei olnud isegi film, see oli katsetus, lihtsalt katsetus, kus üks täring kukkus taevast alla. Ja sel hetkel tegelikult ma tabasin ära, et vau, et tegelikult see on asi, tundsin sellist suurt kutsumust endasse, arva tuleb. Mõtlesin, et selles valdkonnas ma võiks igavesti olla ilmselt. Ja eks on olnud tõuse ja mõõne, aga põhimõtteliselt see, ma endiselt tunnen seda kirge selle asja vastu, et on võimalik nii-öelda teha midagi, mida ei ole võimalik muud moodi teha. Et see, nüüd ma panin airplane moodi, okei. Et see kuidagi nagu see tõdemus nagu aastal kuskil 1999 kuni 2001, jah, seal sai selgeks, et ükskõik, mis ma elus teen, tõenäoliselt ma seda teen. Et siis 2004 oma klass madalamal käis Raino Mardo. Temaga koos tegime sihukese asja nagu visual.ee, mis ammu on maas. Seda saiti eksisteeris. Ma vaatasin, et see tegelikult Flashis sai tehtud selline leht. See vist tuleb lahti isegi. Me tegime, siin pilte küll ei ole sees, aga tol ajal Flash oli hästi populaarne. Ja me tegime Soome arhitektuuri visualiseeringuid. Sealt sai tegelikult Frost sellise suure tõuke, et me hakkasime valgusega katsetama arhitektuuriga. See oli hästi keeruline tol ajal. Telefonid, tänapäeva telefonid ka 10 korda võimsamad kui tol ajal arvutid. Ja siis enne Frosti loomist ma sattusin lisaerialasse Tallinna Ülikooli filmi- ja videoõppetooli, ka Jüri Sillarti loengutesse ja Tanel Toomi ja Rasmus Merivoo ja kogu selle seltskonna kursusele. Ja sealt said siis nii-öelda need kontaktid, esimesed kontaktid filmimaailma loodud ja ma arvan, see oli selliseks võtme nagu tõukeks, et filmi valdkonnas edasi tegelikult liikuda. Vahepeal müüsin raamatuid USAs, töötasin 2 aastat oma elust, olen isegi tööl käinud. Ja peale seda ma muidugi tööle enam läinud ei ole. Olen töötanud oma firmas, mis ei ole muidugi kerge, aga kohe sellest siin taustal Tanel Toomi teine tulemine, kus oli sihuke esimene suurem tegemine aastal 2006. Film tuli küll hiljem välja vast. Siis edasi lõime Frosti, selle Visual.ee vormistasime Frostiks ringi. Ääre pealt oleks firma nimeks saanud Illusion Orchestra, aga sai siiski Frost FX. Asutajaid oli 4. Ja 4 me seda siis alustasime. Mõned töötajad tulid juba esimesel või teisel aastal. Tänaseks 4 aastat tagasi me lõime uue ettevõtte, kus on pisut erinev omanike ring, Frost Films, ja manifesteerime nii-öelda seda, et soovime teha vähem reklaami ja rohkem filmi. Ja see on tegelikult ka õnnestunud, et me olemegi teinud väga vähe reklaami austuseks viimaste aastate jooksul. Et suuresti teleseriaalid ja filmid. Põhjus on selles, et saad vanemaks, saad aru, et tegelikult tahaksid ju jätta mingit väärtust oma igapäevasest tegevusest alles, mis ka väärtus on. Et kas sa oled nagu elu lõpus ilmselt mõtled, et kas sa oled nüüd 300 õllereklaami teinud või 200, siis see tegelikult ei määra eriti seda aja väärtust nii-öelda, ei muuda kuidagi väärtuslikumaks, et film ja
ütleme, et ikkagi lugude esile toomine meie vahendite abiga, et see on see, mis meid on innustanud. Et hetkel on meil 8 töötajat palgal. Meil ei ole see arv kunagi langenud siin viimase 10 aasta jooksul alla 5. Võib-olla on olnud siin 5 või 6 kehvematel aegadel, aga on olnud ka 10 rohkem. Aga see seltskond, kellele me tööd anname, on tõenäoliselt projektiti kasvab 20–30 inimest, üle 30 on juba väga raske hallata suuremate projektide puhul. Aga see püsiseltskond, see on päris suur väljakutse ausalt öeldes. Hoida nagu konstantselt palgal 8 inimest. Ja miks see on nagu erakordselt oluline, leian ma, et minu süda tuksub ikkagi ausalt öeldes Eesti filmile või mina mõtlen kogu aeg ikkagi seda, et kui meie neid efekte Eesti filmile ei tee, siis kes see veel nii kirglikult nagu teeks neid siin, et raske on mul on väga raske ausalt öeldes ennast motiveerida kaugete välisprojektidega. Ameerika, USA projekte oleme teinud, aga ma pean nüüd tunnistama, et südames on mul natuke tühjus neid tehes. Et alati, kui on ikkagi Eesti film, oma asi, isegi kui need eelarved ei ole päris seal, kus sooviks, ikkagi see tunne, see hilisem tunne on nagu parem. Ja seesama mõte, et hoida ikkagi oma meeskonda koos, hoida seda meeskonda koos, see tähendab seda, et me hoiame seda kvaliteeti, et see kvaliteet on siin olemas, me saame seda pakkuda, seda kvaliteeti. Et see on tegelikult minu arust nagu erakordselt suur asi, see on nagu minul nagu isegi natuke siuke missioon, et see kvaliteet ei kaoks, et see nagu hajuks laiali, et me saame nagu jätkata selle kvaliteedi pakkumist, milleni me täna oleme jõudnud. Ja see viibki nüüd järgmise teema juurde, millest tahakski teiega rääkida eelkõige siis noortele, et see on siis väärtuse loomine, väärtuse kasvatamine ja selle hoidmine. Ja seda siis teenusepakkuja vaatenurgast, seepärast et seda saab vaadata igast nurgast. Aga mis meie oleme olnud kõik need aastad teenusepakkujad. Meil ei ole oma filmi, meil ei ole oma sellist ütleme toodet, mille pealt me mingit passiivset tulu teeniks. Okei, üks mäng on tegelikult, mille me lõime. Aga selles mõttes, et meie väärtuse loomine või see väärtus, mida me saame selle loodud asja eest, lõpebki sel hetkel, kui me arve välja saadame ja sealt mitte midagi ei järgne sellele. Seda on võimalik muuta muidugi, et nüüd on siin õhus variandid, et me võib-olla ka kaasprodutsendina tuleme, saame hinda alla lasta, näiteks kaasprodutseerime, kus me saame veel rohkem oma väärtust, eks ole, sisse panna juba selle näol, et me oleme veel rohkem huvitatud, kuigi me teeme kõik, alati oleme me kirega teinud oma asja, et enne oli see teema, et see kibestumus versus see kirg, et see tegelikult väga kõnetas see mõte, et ma ei kujutaks ette ausalt öeldes, et ma selles valdkonnas jätkaksin, kui ma ei tunneks kirge. Ma valiks mingi teise valdkonna, sellepärast et loominguline valdkond ilma kireta, ma ei tea, mis asi see on. See ei ole enam, selle asja nimi ei ole looming nagu. Et see on mingi muu, sellele võib mingi teise nime panna ilmselt, et ma arvan, et see kirg on nagu tähtis, aga tähtis on ka see, et see saaks tasustatud. Et ma kujutan ette, et selle eelmise teema juurde korra tulles, et on kerge juhtuma see, et kui sa oled pikalt rahulolematu ja sa seda ei väljenda, siis sellele järgneb, siis, mis see sõna nüüd oligi, kibestumus, eks ole. Et sellele võib järgne kibestumus. Et sellest august on võib-olla raske siis välja tulla, eks ole. Et kui mis on selles mõttes ongi erakordselt tähtis anda oma rahulolematusest varakult teada, nagu pikas suhtes. See on ka minu elus võib-olla kõige raskem väljakutse, isegi olnud 19 aastat olla oma abikaasaga koos. Et see firma tegemine ja pikas suhtes olemine, see on üsna sarnased asjad tegelikult, sarnased väljakutsed. Nii, ja kuidas ma mõtlesin, kuidas me seda teeme nüüd seda edasist vestlust, see võiks siuke avatud vestlus olla, kus ma teen ühe uue dokumendi ja natukene arutame siis omavahel, mis asi on väärtus. Nii ma alustaks võib-olla sealt, et okei, ütleme, et olete ülikoolis või olete lõpetamas. Mis variandid teil on? Üks variant on see, et te lähete tööle, eks ole. Lähete tööle.
tööle. Nii. Mis juhtub, kui te lähete tööle? Juhtub see, et teil on vestlus seal. Tulete vestlema. Siis on palga läbirääkimine, eks ole, et te peate põhimõtteliselt kehtestama oma väärtuse seal vestlusel. Te peate nagu põhimõtteliselt läbi mõtlema, mis on see teie väärtus sellel hetkel. Mõtlete selle välja, pakute, vaatate, mis tööandja ütleb. Kas ta siis ütleb, et tema arvates on liiga palju, et teeme mingi süsteemi, on ju. Aga põhimõtteliselt vastutuse võtab tööandja, eks ole, palga eest. Pagan, üks käsi on praegu. Tegelikult võib-olla kuuleb nii ka või? Või ei, nii on. Okei. Nii, vastutuse palga eest võtab tööandja ja iga kuu palk on tagatud nagu. Ja see on tegelikult täitsa okei asi, kui on hea tööandja, sellepärast, et sa ei pea üldse muretsema selle pärast, et kas sul saad raha või ei saa raha, seepärast, et tööandja vastutab. Siis järgmine palju põnevam või kellele põnevam, kellele mitte, nagu sõltub ka elufaasist, on see, et sa ei ole tööl, eks ole. Ja tegelikult inimesed saavad sellest minust väga valesti aru, sõnad on vabakutseline, eks ole. Olen vabakutseline, siis paljudel vabakutselistel on ka OÜ, eks ole, OÜ. See on väga segane asi tegelikult, ma olen vabakutseline, aga mul on OÜ. Et mina näen seda asja ikka nii, et sul on kaks varianti, kas sa oled töölepinguga tööl, see leping piiritleb ära nagu sinu selle raamistiku, eks ole, mida sa võid, mida sa ei või, kas sa selle kõrvalt võid veel olla kuskil konkureerivalt seda teha või ei või, eks ole, see on kõik kokkuleppe küsimus. Aga kui sa ei ole tööl, siis sa tegelikult juba oled ettevõtja. Minu arust see eestikeelne sõna on nagu väga ilus ettevõtja, sellepärast et sul on võimalus võtta ette asju. Seal ei ole nagu piire, sul ei ole. Me elame selles mõttes vabas riigis, et siin ei ole nagu piire, mida sa ei või ette võtta. Et selles mõttes, et sa ei pea ju, okei, lõpetad filmikooli, aga sa ei pea tegelema ju filmiga või sa võid kasutada ära seda filmikooli teadmist. Tegeled hoopis mingi muu asjaga, siduda need asjad omavahel ära. Sul on OÜ, eks ole, mis meil veel on? MTÜ. Tegelikult FIE, eks ole, FIE. Siis on tegelikult üks huvitav asi on seltsing. Ma just guugeldasin enne, mis asi seltsing on, sest ma olen olnud ühes seltsingus ka. Kui mis asi? UÜ, jah. Sellest ma ei tea eriti midagi. Jah, sihtasutus. Aga päris huvitav asi on näiteks seltsing. Kas te olete kuulnud seltsingust? Sisuliselt see on leping, jah. See on väga huvitav vorm. Näiteks me tegime ühte VR-mängu, kus oli seltsingu leping ja seltsing on põhimõtteliselt leping erinevate OÜ-de ja MTÜ-de või füüsiliste isikute vahel, kus määratakse ära nagu protsendid, määratakse ära, kes palju saab ja mille eest ja põhimõtteliselt saabki toimetada. Ma ei tea, filmidega on ka nagu natuke nagu seltsingu laati ettevõtmine vist. Okei. Nii, ütleme, et nii järgmine asi enne, nüüd kui me edasi siit liigume, ma tahaks rääkida sellest, et igal juhul oled sa siin sa pead nagu vähem selle peale mõtlema, sul on nagu kuupalk, eks ole. Aga siin, kui sa nagu ei ole tööl või tegelikult oled ettevõtja, oled ettevõtja. Siis sa pead mõtlema selle peale, üsna ruttu, minul oli ka päris üllatus, et üsna nagu kirega lendad sisse, hakkad seal 3D tegema ja mina olen alati olnud motiveeritud ja kuidagi suutnud ka meeskonda motiveerida kellegi teise vajadusest, et tuleb inimene, mul on film, mul on siin probleem, on vaja lahendada, lahendame. Aga siis tekib ikkagi see vajadus, et peab ikkagi ühel hetkel hakkama raha küsima selle eest. Seepärast, et muidu saad ka aru, et tegelikult ei ole võimalik nagu toimida. Raha. Aga ja mis asi on raha nagu, see raha mõiste, siin ma hästi palju ka kuulen, nagu inimesed räägivad rahast ja palju maksab, inimesed küsivad palju raha ja hinnad tõusevad ja kõik.
aga mis asi see, noh, selles mõttes, et minu arust on hästi segane, inimesed saavad väga erinevalt aru sellest, mis asi on üldse raha ja mis asi ta selles mõttes on. Et seda ongi võimalik vaadelda väga erinevast vaatenurgast, et kui sa oled nagu pankur või sa oled nagu investor, et noh, siis ta on nagu ühtemoodi asi. Aga kui sa oled teenusepakkuja, siis raha on tegelikult sinu aeg. Mis asi on sinu aeg? Sinu aeg on tegelikult sinu elu. Sellel rahal on küljes sinu elu hind põhimõtteliselt. Sinu elus on tegelikult väga vähe, kui sa vaatad nagu filmi perspektiivist, su elu koosneb väga vähestest filmist, mida sa enne surma jõuad ära teha nagu. Noh, ja meie ka, kui me võtame nagu teha filmi, see võtab meie elust 1 aasta või 2 võib-olla mõnikord on ju. Siis see on arvestatav tükk nagu elust, miljoneid südametukseid, mida kunagi tagasi ei saa. Et sa peadki seda raha, ma mõtlen selle peale alati nagu niimoodi, et kuna minu selja taga on meeskond, siis ma tegelikult võtan nende otsustega, mis mina teen, neid eelarveid kokku pannes, ma võtan tegelikult tükke nende elust ja ja kui ma seda ei suuda nagu adekvaatselt kaitsta, siis ma tegelikult nagu röövin seda elu väärtust ja löön kokku panen kokku mingi diili, see on lukus. Ja see ongi see asi, et ja sellepärast on selle erakordselt tähtis see, et see raha kannaks seda väärtust, aga seal on ka kõrval see kirg ka samamoodi, et eriti halb variant on see, et sa teed, mõlemad on halvad variandid, et kui sa teed kirega ja ei saa üldse raha pika perioodi eest, siis sa oled ka halvas olukorras ja kui sa teed kiretult ja saad palju raha, siis see on ka halb variant nagu. Et tegelikult peavad ikkagi nagu ideaal on see, kui sa teed kirega ja saad ikkagi ka väärilist tasu selle eest. Aga nüüd, kuidas küsida raha? Ma näitan ühte tabelit, seda võib naljakas praegu vaadata. See projekti nimi on Tommy Cashi üks muusikavideo, mille me tegime aastal 2017. Paistab, jah. See on üks väike siuke näide sellest, kuidas me eelarvestame, et põhimõtteliselt tuleb projekt, me lööme selle juppideks, see oli selline projekt, eks ole. Lööme selle nagu juppideks. Ja siis ma panen tunnid löön kõik asjad, mõtisklen tundidena lahti ja ma teen seda tegelikult hästi pikalt ja hästi põhjalikult ja ma käin tavaliselt mitu korda üle, seepärast et ma iga kord mõtlen selle peale, et siin taga, nende tundide taga on tegelikult need inimesed, nende see elu väärtus. Ja nüüd oluline mõte tegelikult, mida ma tahaksin edasi anda, on see, et tuleb Tommy, ütleb, et muusikavideo jaoks ütleb, et mul on 1600 eurot. Kas te teete selle video? Siis ma ütlen, et me mõtleme. Siis ma mõtlen, ma arvutan. Ma juba tegelikult tean sel hetkel, et meie väärtus on suurem kui see 1600 eurot. Siis ma teen talle sellist tabeli ja ütlen, et näed, meie väärtus on 6800 eurot. On see väärtus, mis me õiglaseks hinnaks peame. Aga siis ma juba tean, et ega tal ei ole ju rohkem selles mõttes, et me ei saa seda raha. Aga vahe on lihtsalt selles, et kui ma ei teeks seda arvutust, kui ma ütleks talle kohe, et näed, tegime ära, et teeme, eks ole. Siis vahe on selles, et ta ei saagi teada minu väärtusest. Ta ei saagi teada seda meie väärtusest, et mis see väärtus on. Ja järgmine kord, kui ta tuleb ja me küsime seda 6800 euri, siis ta mõtleb seda, et on ikka tüübid eelmine kord 1600, aga nüüd 6800, eks ole. Aga vahe on selles, et kui ta teab, et see meie väärtus on 6800 ja me tuleme talle vastu 1600-ga, siis meile jääb alles meie eneseväärikus, sellepärast, et me tuleme vastu, me oleme otsustanud vastu tulla. See on ja tema on tänulik, et me tulime vastu. Ja järgmine kord, kui ta tuleb, ta juba tuleb selle eeldusega, et see summa tulebki suur,
aga noh, suurem kui tal on, aga äkki tal järgmine kord on 3500 maksta selle eest, et noh, läheb juba paremaks, et noh, selles on ka, ma bändi teen ka, eks ole, me oleme selle otsa mitu korda koperdanud, et küsime, käisime Abruka saarel, eks ole, küsisime, tegime allahindluse, aga ei andnud allahindlusest teada. Ja siis nad tahtsid meid naistepäevaks ka kutsuda esinema ja küsisime seda õiglast hinda. Ja siis nad olid nagu pettunud, et oi, et me ei meeldinud teile vist või kuidagi halvasti läks. Aga noh, lihtsalt alati allahindlusest tuleb anda teada, sest ja alati tuleb jätta minu arust see uks, ma püüan selle ukse alati lahti jätta, et me alati oleme valmis nagu alla tulema hinnas. Kui me näeme selleks võimalust, kui me meeskonnas arutame läbi, et me kõik ühiselt otsustame, et see on võimalik, et me tahame seda teha, et see projekt kannab nagu veel mingit väärtust. Antud juhul, noh, see oli lihtsalt sihuke huvitav projekt, mida teha, eks ole. Et see oli see lisaväärtus seal juures ja kõik olid sellega nõus, siis me tulimegi alla ja ka need freelancerid, kes meil siin osalesid, said vastavalt need tasud kätte, mis ma siin nagu kirja panin. Et siis kõik said sellega, olid nagu pärid ja me saime selle projekti tehtud. Nii. Siis nüüd kuidas üldse siis hakata sellist suurt filmi eelarvestama? Ma nüüd ei tea, kas seda nüüd siin salvestatakse. Ma näitan mõndasid numbreid, mis võib-olla täpselt ei tea, kas ma ei tohin näidata, aga näitan lihtsalt ühte suure filmi eelarvestamise nagu sellist, kui põhjalik see töö tegelikult on. Et siin on üks projekt, mis meil on töös. Ja mis me teeme on see, et siin on nagu sadu efektikaadreid ja me käime siin on, see arvutamine on ikkagi selles mõttes metsik, et me sellise suure täispika filmi puhul käime läbi nagu kuupäevade kaupa. Või käime läbi nagu algusest peale enne võtet, siis toimub peale võtet arvutus, enne montaaži, siis toimub montaaži järgselt arvutus ja siis toimub mitu korda veel ümber arvutusi vastavalt sellele, et kas kunstnik leiab midagi või mis toimub. Ja siin on näiteks üks näide nüüd sellest, et kui nüüd küsida nagu projekti eest, kui ma küsiksin kohe, mul on kohe tegelikult tekib kõhutunne projekti osas juba, kuna need eelarveid on tehtud, ma ei tea, sadades nende aastate jooksul, tekib tunne, et see projekt maandub sinna 200 000 peale. Ma ei saa kunagi, ma võin selle tunde nagu välja käia, aga kõik ütlevad, et see on lihtsalt suur summa, et see ei ütle nagu, endal tundub ka suur. Aga tunne on selles mõttes, aga keegi ei usu seda tunnet. Selles mõttes, et keegi ei usu seda lõplikult ja seda raha ei ole võimalik nagu tegelikult nagu kätte saada. Ja tegelikult, mis selle eelarvestamisega juhtub, on see, et minu enda ja meeskonna enesekindlus kasvab, et me oleme seda tõesti väärt. Sellepärast, et me oleme seda põhjalikult oma varast kogemust arves pidades läbi kalkuleerinud. Me oleme selle nagu mitu korda me käime selle mitu korda läbi, nagu vaatame need numbrid üle, ka palju läheb nagu erinevate protsesside peale. Ja siis me saame enesekindluse ja kui sa saad sellise tabeli, kus see enesekindlus on sees, siis on nagu raske vaielda sellega. Raske on nagu vaielda, et see ei ole seda väärt. Et ta on seda väärt. Nüüd on küsimus lihtsalt selles, et kas seda raha nagu on, eks ole, et kas on võimalik seda raha kulutada. Ja siis üks asi, mida ma teen alati, mis on hästi abiks, on see, et ma palun režissööril ja produtsendil kategoriseerida oma tööd, nagu need kaadrid ära, et kas see kaader on nagu loo jutustamise seisukohast vältimatu, et see lugu, ütleme, see kaader jutustab seda lugu, see efekt jutustab seda lugu ja seda ei ole võimalik vältida selle efekti tegu, et siis ta on nagu A, B-kategooria on tavaliselt see, et jutustab lugu, aga see ei ole nagu niivõrd nagu nii kriitiline, et see oleks tehtud. Ja nii edasi, eks ole, kuni ütleme sihukeste pildi ilu ja parandusteni välja. Ja siin on näha, et kui nüüd see töö on tehtud, režissöör, produtsent on selle üle käinud, on need kategooriad siin sisse pannud, siis lõpuks
selgubki, et sul on noh, need ütleme, see jaotus kategooriate kaupa, et noh, need summad, et tegelikult saab seal filmiga palju odavamalt tehtud, kui sa valiksid teha ainult need kõige tähtsamad asjad. Ja see on nagu võimalus alla tulla selles ja noh, siis on alati võimalik teha kokkuleppeid sellega, et me tuleme oma tunni hinnas alla, eks ole. Tunnihind on ka hästi huvitav teema. Mis asi on tunnihind? See on ausalt öeldes, tunnihinna kehtestamine on olnud selle aja jooksul kõige raskem asi. Et me oleme teinud tabeleid selleks, et tunnihind, noh, ühesõnaga peab sisaldama siis ju kõike, eks ole, ta peab sisaldama palka, ta peab sisaldama kõiki neid tarkvarasid, mis maksavad tohutult tegelikult, et puhtalt tarkvarade peale me kulutame iga aasta, kõik tarkvarad on ainult subscription'i põhiseks, et iga aasta meil läheb seal suurusjärk, pakun praegu 13-14 tuhat puhtalt tarkvarade update'i nagu need kõige tähtsamate tarkvarade peale. Noh, üür, eks ole. Ja tegelikult üks asi, millest vähe räägitakse, aga mis on nagu väga suur kulu, on firma jõude seismine. See, kui mitte midagi ei tehta. Ja seda tekib ka. Seda tekib päris palju tegelikult. Et me mitte kunagi ei suuda välja müüa nagu efektiivselt 8 töötundi. Et kui me suudaks pool välja müüa inimeste ajast, see oleks päris hea, aga me tegelikult ei suuda isegi seda päris hästi nagu välja müüa. Et see jõude seismine 2 projekti või 2 tööülesande vahel, sellepärast et sa ootad alati sa ootad üks inimene ootab teise järel, et saaks oma tööd alustada. Kommunikatsiooni taga, noh, see on jah, ütleme, see jõude seismise aeg on hästi suur kulu, mida on väga raske nagu muuta efektiivsemaks. Sest inimene ei ole robot, noh, ta jääb haigeks, tal tuleb võtta vabu päevi, ta noh, isiklik elu, kõik sellised asjad, et see nagu ja see kõik need projektid tegelikult peavad katma ära ka siis selle 2 projekti vahelise või jõude seismise mingis mõttes, seepärast et seda ei ole võimalik, muidu seda punti koos ei hoia, et jah. No tegelikult see planeerimine ongi see, et noh, minu töö suuresti ongi see, et hoolitseda kogu aeg tuleviku eest, et tulevikus oleks olemas projekt, et jah. See läheb jah liiga keeruliseks, et seal on see jama ka, et ikkagi loomingulises valdkonnas sa ei taha nagu üle reguleerida, et sa ei taha seda loomingut tappa nende numbritega ka, et mida vähem neid numbreid on, seda parem mingis mõttes nagu, et see on nagu kuidagi peidus nagu vähemalt loominguliste inimeste eest, et nad ei peaks mõtlema nende peale, et see on nagu enda mure rohkem. Aga jah, see on hästi oluline on see, et oleks ootamas kohe nagu järgmine projekt oleks kohe ees, sest et kui seda ei ole, siis see on tohutu kulu, sest noh, meie igakuine selline ütleme, selline igakuine palgakulu on seal juba noh, 30 000 miinus pluss, eks ole, et see tähendab seda projekti, sul peab kogu aeg olema mingi projekt laual, või sul peab olema palju raha kontol, et selles mõttes see on hästi keeruline tegelikult seda punti koos hoida. Aga hea asi selles vallas on see, miks see VFX valdkond on võib-olla eelnevatest valdkondadest erinev, teistest siin räägitud valdkondadest erinev on see, et erinevalt siis ütleme valgustajast, režissöörist, operaatorist, meil on see alati tagauks on see, et noh, Eesti filmil ütleme ei lähe hästi, me läheme otsime tööd mujalt ja me ei pea oma lokatsiooni muutma. Et me lihtsalt vahetame faile, et me üritame leida tööd kuskilt mujalt ja saadame oma showreel'id välja ja käime kuskil üritustel ja püüame nagu silma jääda, et saada tööd mujalt. Et see on alati olnud sihuke või alati on võimalik hakata reklaame tegema, mida on muidugi vähem. Reklaam on ka üsna surev nähtus sellisel kujul, nagu ta oli, et reklaame ei tellita tegelikult enam niimoodi. Aga on teatud kliendid, kes jäävad, et tegelikult on sihuke trend ka tekkinud, et meil viimased lepingud on olnud isegi
oli seriaal, kus öeldi, et te ei tohi AI-d kasutada. Et AI ei ole teil lubatud. Selles mõttes, et selle AI-ga on see case, et keegi ei tea, mis tulevik toob. Et mina ise ennustan, ma arvan, et tõeline rahamasin oleks selline AI, mis tuvastaks plagiaadi ja saadaks juba nõuded välja kõikidele inimestele, kõikidele nendele filmidele, tegijatele, kus ta näeb seda plagiaati. Ja väiksed nõuded, 200-300 eurot, lihtsalt kõik maksavad igaks juhuks ära need arved. Ja see kantakse edasi nendele autoritele, kelle töö seal tuvastati. No. Mõnel veab saab raha selle eest, mida ta isegi ei olnud üldse nagu seotud võib-olla sellega. Aga no, kui oleks sihukene arvuti nurgas, mis kogu aeg neid nõudeid 10 000 päevas välja saadaks, ma arvan, see oleks päris hea rahamasin. Et noh, muidugi olen, aga noh, ma ei tea, ma ei ole kunagi raha pärast seda teinud, seda tööd, ja teine asi, mis ma olen mõelnud tegelikult, mis tuleks ära teha, kui AI-st nüüd korra rääkida, siis mulle tundub, et mis oleks väga äge asi, igale liikumisel tekib ju vastuliikumine, et oleks praegu teeks ära näiteks sertifikaadi, et AI vaba toode, nagu ütleme AI vaba looming, et sinna alla koonduks muusikud, kunstnikud, no filmitegijad, kes annavad allkirja lepingule, et nad lubavad, et nad ei kasuta AI-d ja kui see rikkumine tuleb, siis nad on rahaliselt suurelt vastutavad selle eest ja vastupidi on teine seltskond inimesi. Näiteks, noh, mina ei ole AI vastane, aga näiteks kui aeg on ju nii piiratud, et ma tahaks valida, et kui ma lähen kunsti või midagi tarbima, et kas ma saan tarbida siis AI vaba toodet, AI vaba teenust või seda kunsti on ju, või siis nagu AI-ga tehtud asja, et ma tahaks seda valikut nagu mingis mõttes. Ja see sertifikaat annaks selle võimaluse, noh, selles mõttes sellise valiku teha. Ja. Ei, nojah, no mina tõmbaks selle piiri ausalt öeldes seal, et otseselt AI seda ei kasutata jah. Et seda, noh, ütleme, et loomingus või selles otsest AI nagu pikslit ei ole nagu sees, ütleme, või muusikas AI nagu sellist noh, ütleme, genereeritud asja või noh. Et ma arvan, et selle liikumisel oleks nagu jõudu küll. Jah, okei. Küsimused, jah. Ja selles mõttes, et reklaami me teeme alati täishinnaga. Meil ei ole mingit põhjust vastu tulla reklaamiga. Noh, välja arvatud see, et kui tööd ei ole. Aga see ongi oluline, et sellise ettevõtte puhul sul keegi tegeleks kogu aeg tulevikuga, et kogu aeg oleks see tulevikus peab olema nagu mitmeid optsioone, et see ei saa olla lihtsalt, et sul on üks optsioon, vaid sul peab olema nagu palju optsioone laual. Ja noh, tegelikult selle kui nii pikalt tegeleda, me oleme siis kuskil aastast 2008, eks ole, tegutsenud, et noh, tegelikult postkast on igasugu pakkumisi ja selliseid variante kogu aeg täis, et noh, millega nagu on võimalik noh, käsi külge lüüa. Kus jääb aega puudu, on see, et need nagu põhjalikeks pakkumisteks vormistada isegi, et need ja ka näha, et sa suudad seda tegelikult ka mahutada oma aega, sest kui me oleme täispika filmi peal kinni, siis meil ei olegi tegelikult nagu noh, võimalust väga palju mingeid reklaamisutsakaid vahele võtta, et see on nagu sihuke segav tegevus, et ja siis me tihti teeme seda, et me ikkagi võtame neid, aga siis me üritame need heade koostööpartneritega ära lahendada, et me ise oleme nagu kvaliteedikontrolli osas ja suhtluse osas, aga tegijad on näiteks majast väljas. Et siis lähme niimoodi. Jah. Ei noh, see on valik, muidugi tagantjärgi oleks võinud muidugi teha diili, et kui ta aastal 2000, et siis saaks sisse cash ida selle cash'i, aga noh, tol hetkel, kui oled noor tegija, ega noh, selles mõttes, kui sa kirega teed, siis noh, see on nagu selline, et tegelikult tahad teha nagu noh.
sa näed projekti, et sa tahad teha, hakata seal nüüd hullult võitlema nagu noh, et kui kõik on nõus ja noh, oled põhimõtteliselt oma väärtuse kehtestanud, tuled selles alla, tunne on hea, noh muidugi oleks tark pakkuda välja, et teeme. Aga üks asi, kuidas ennast kaitsta, see on muidugi väga oluline teema, et sellega viimase 3 aasta jooksul olen pidanud kahjuks väga palju kokku puutuma, et kuna me oleme selle protsessi lõpus, et rahad jäävad maksmata, siis ennast kõige lepingut ka ei heita. Inimesed ei pea, see tihti ei võta lepinguid ka nagu sellise tähtsa osana sellest protsessist, et maksta ära lõpuks. Aitab lõpuks ikkagi see, et me ei anna materjale üle ilma watermarkideta. Et me anname üle materjalid color gate'i ka ja suurelt on meie firma logo peal, all on kirjas, et selle kaadri eest ei ole veel makstud. Sihuke kiri. Kõik võivad kasutada. Meil oli üks suur teleseriaal ja oi, kuidas üritati saada materjal meilt kätte, et igat pidi. Ja me jäime endale kindlaks ainult 3 kaadril, hoidsime seda peal 3 võtmekaadril, kõik ülejäänud 60-70 efekti šoti andsime ilma. Ja igat pidi üritati, et me võtaks need sealt maha ja küll kõik saab makstud ja küll kõik saab tehtud. Me jäime endale kindlaks, läks hästi valusalt, aga nad maksid ära. Ja siis võtsime maha watermargid. Et me oleme mitu korda põrutada. Eelmine aasta oli üks India õudukas, kus ka nad anusid seal, et võtke ikka maha ja ma tean, et ei maksa ja maksame küll. Ja siis nüüd veebruaris lahenes nii, et me Facebookis nägime, et nad film esilinastub, rahad olid maksmata, siis saatsime neile juristi nõudekirja, et te ei saa seda esilinastada, sest teil on maksmata need tasud ja siis lõpuks siis maksid ära selle juristi kirja peale, aga noh, ikka kulus umbes 1000 eurot juristida ja et watermargid peale ja siis üle töö, kui raha on makstud. Ja siis meie see põhireegel, kui lepinguid ei taha teha, mida me tegelikult ei taha teha lepinguid tihti. Kõige parem leping on 50% raha ette. Sellepärast, et siis võtab see tellija vastutuse, et tellija võtab vastutuse, sest on 50% investeerinud. Noh, meil on see kindlus, et me saame selle nagu valmis toota ikkagi päris kaugele ja siis ülejäänud 50 siis noh, ja me toodamegi selle valmis ja watermargid maha siis, kui 100% raha on käes, et see ongi kõige kindlam garantii. Jah. Nüüd vist on läbi. Aitäh!